Tere, mina olen Emma-Aleksandra Johanson ja oma ettekandes tutvustan teile oma värske Vikipeedia artikli teemat Dorian Gray. Esitluse esimeses pooles seletan ära, kes on Dorian Gray, kust ta pärit on ja milline ta on ning esitluse teises pooles tutvustan 3 tegelaskuju lahkavat analüüsi. Kõige lõpuks loomulikult minu kasutatud allikad. Seega, kes on Dorian Gray? Dorian Gray on keskne tegelane inglise kirjaniku Oscar Wilde'i romaanis Dorian Gray portree. Loo põhiprobleem siis seisneb Dorian Gray soovis jääda igavesti nooreks ja ilusaks. Kui ta avastab, et temast maalitud portree vananeb ja moondub tema asemel, siis hakkab ta elama näiliselt tagajärgedeta ja pattu täis elu. Seeläbi korrupeerub tema hing. Päritolult on Dorian Gray kuninganna Victoria ajastu Inglise aristokraat. Kuna ta jäi juba noores eas orvuks, siis kasvas ta üles oma jõukama naise Kelso juures, kellel ta päris ka oma rikkused. Raamatus tutvustatakse Dorian Gray'd meile aga kunstniku Basil Hallwardi muusana. Kirjeldatakse tema erakordset ilu, millest on siis lumatud ka teose 3. oluline tegelane Lord Henry Wotton. Loo alguses on Dorian Gray veel alaealine, tal on punased huuled, avameelsed sinised silmad ja krässus kuldsed juuksed. Tõlgendused Dorian Gray tegelaskuju kohta on muutunud vastavalt ajahetkel populaarsetele moraalinormidele ja filosoofilistele vaadetele. Aga esialgne vastuvõtt romaanile oli küllaltki kriitiline. Autorit Oscar Wilde'i süüdistati ebamoraalsuses. Esimeses faustilikus lähenemises võrreldakse Dorian Gray'd Johann Wolfgang von Goethe suurteose Faust peategelase Faustiga. Mõlemad tegelast ajendab äärmuslikele tegudele suur uudishimu ja mõlemad tegelased teevad tehingu tumeda entiteediga ehk müüvad oma hinge. Teises analüüsis keskendutakse Oscar Wilde'i põhimõtetele. Wilde uskus, et kunstikriitikud leiavad kunsti kritiseerides ainult iseenda vead. Seega oma ebakindluses paljastas kunstnik Basil Hallward Dorian Gray ehk kunstiteose kriitikule Lord Henry Wottonile ja tõi sellega kaasa ka iseenda häviku. Sarnaselt kehastab Hallward mõne jaoks südametunnistuse domineerimist ja Lord Henry Wotton instinktide domineerimist. Ja Dorian Gray õnnetus seisnebki siis tema võimetuses valida nende kahe poole vahel. Sellepärast esindab Dorian Gray Oscar Wilde'i jaoks meist igaühte. 3. tõlgenduses vaadeldakse teos psühhoanalüütiliselt. Prantsuse analüütiku Jacques Lacani peeglistaadiumi teooria järgi läbib ennast määratlev laps 3 registrit. Kujuteldava, sümboolse ja reaalse. Nii ka Dorian Gray. Seda teekonda suunavad aga nõndanimetatud teised, kes mõjutavad ja moonutavad isiku või siis selle lapse minapilti. Selle analüüsi järgi peab Dorian Gray end vaid selleks, kelleks teised tema ümber peavad ning millisena tema peegelpilt teda kujutab. Tema teised on Basil Hallward, Lord Henry Wotton, Sybil Vane ja tema portree, aga ka viktoriaanliku ajastu sotsiaalsed normid. Teose vältel läbib Dorian Gray esimesed 2 registrit ja moodustab endast petliku minapildi. Loo lõpp sümboliseerib aga tema püüdu murda läbi viimase barjääri, et jõuda reaalsesse registrisse. Ta hävitab oma portree, kuid kuna temast ongi saanud vaid tema peegelpilt, siis hukkub ta ise. Seega on Dorian Gray küllaltki keerukas ja sügav tegelane, kes võib ühel või teisel moel kõnetada meist igaühte. Ja analüüsiks on palju materjali. Siin on minu kasutatud allikad ja tänan tähelepanu eest.